Tahtsin sinuga jagada täna oma salatit, mis ma teen. See on mu hommikusöök siis. Tegelikult see on mu terve päeva söök. Ma söön alles õhtul uuesti mingi võib-olla 6-7 ajal siis ülejäänud sellest salatist ja vaatan, mis ma veel sinna kõrvale tahan ampsata. Ja võib-olla siis mingit magusat tampsu nagu tatleid või tatlipastat või. Aga siin on mul praegu tavaline värske kapsas, tunned ära, nii, siis on siin peotäis rediseid, väga suur 2 käega peotäis rohelist kasvumajast, 1 avokaado, nüüd panin mustad seesamiseemned, leotan, lisasin veel, riivisin siia seda ingveri lõppu, siis mul on leos rosinad, hapust kallan täna siia peale tilga pohlamahla. Natukene panen oliivõli. Ja ootan, kuni need rosinad ka natukene saavad. Mõtlen praegu, kas ma panen küüslaugu ka või praegu aitab äkki sellest ingverist. Vist praegu ei pane. Et 1-2, mida ma lisan siis selleks tugevaks ja selleks eluandjaks ja põletiku eemaldajaks ja kõigeks selleks on siis kas ingver või küüslauk. Mune keetsin 4, 1 on see pardimune on eilsest, ei jaksanud ära süüa. Vaatame, palju täna läheb sisse selles mõttes, et ma teen neid alati ja nad saavad ära kasutatud. Võib-olla ma sööngi 1 muna hoopis õhtul enne magama minekut. Täpselt nii, nagu keha juhatab seda, sest et oleneb ka sellest ju, kuidas see koormus on. Ja näed, ma nüüd testin seda kofeiinivaba kohvi. Ja tead sa, see mulle praegu isegi täitsa meeldib, sest ma teen ta ainult kohv ja kaneel. Vahepeal võib-olla panen natukene kookosrasva või lusikatäie võid siia peale pehmendama veel teda. Aga muidu mett ma pole enam pannud, sest mulle ikkagi meeldib see mõru maitse, eks ju, nagu sa näed, et siin on ka ju mõrudat rohkem ja rosin toob siis selle magususe siia sisse ja annab omad vitamiinid meile. Peaaegu hakkab looma. Vot selline salat tuleb täna. Sool ja pipar on mul veel ka lisamata. Lisan need ära. Pipra panin ära ja näed sa, mul on siin meresool Prantsuse. Nii, see on selline täitsa originaal puhas see keldisool, eks ju. Ja ma tõin sulle välja paki, mida ma ka tahtsin sulle näidata, mille ma nüüd tellisin Amazonist siis, mis on täpselt sealt, kus ma ise oma teekonnal mägedest tagasi Eestisse ööbisin selles külas, kus oligi Soolaküla oli. Ja ma nägin seda, kuidas terve see linnakene oli ju täpselt selle soola kogumise, kuivatamise peal, need soolabasseinid ja kõik, aga mul siis ei olnud vahendeid, et endale seda soola sealt koha pealt osta. Teda oli võimalikult paljudes erinevates variatsioonides, erinevate ürtidega ja vot nüüd ma sain siis, see on Britannia maakonnast see sool, aga ta ootab nüüd seni, kuni ma selle ökopoest ostetud keldisoolaga ühele poole saan, ega teda kulub väga vähe ju. Ja teine asi, mida ma nüüd näitan sulle, on siis see kelbipulber, see on siis joodiallikas meil, ta viib joodi kehas tasakaalu, nii et siin ei ole karta, kas ta on sul ületöötluses või alatöötluses, mis iganes, siis see tore pruun vetikas on siis see, mis aitab meil tasakaalu viia ja annab meile omad vajalikud ained meile. Nii, ma saan rosina ka lisada ära ja nüüd ei jää muud kui ilusti ära segada, sest et kapsas on mul juba eelnevalt ju vajutatud kõik peopesade vahel sõrmedega, näppudega ilusti pehmeks, et mahl välja tuleb. Sellepärast läheb ka seda lisa siia nii vähe,
ei ole vaja uputada teda õlisse, vaid ainult natukene maitseks ja kergemaks omastamiseks jällegi. Näed sa, ja see tõesti, see rohelise biotäis täna tuli hästi suur, sellepärast et kõik juba see till tuleb sealt nii ilusti vohades ja petersel ja rukola ja võtsin ka salveid lehekest. Nii et siukene kena segu. Kas on isu äratav juba? Mul igal juhul kõik mahlad juba töötavad. Ja kellaaeg on ka jõudnud täpselt sinna, et kui see äratus täna oli päikeselt mul kell 7, siis täpselt nii ongi, et kui meil magu hakkab ju tööle 7-9, see meridiaan, siis nüüd ongi kell 9 ja, ja on hea hakata nautima. Kõik töötab hästi. Ja on siin mul täna ka peekon ja oma viimane karask, porgandi odra rukki. Ja siis olid seemned siin ka mõned sees. Krõmpsuvad kanepiseemned, kindlasti neid ma panen igale poole. Ja minu arust läksid siia seekord mooniseemned. Jah, väga palju siin ei olnudki. See on mul nüüd viimane tehtud keefiriga. Õuna siia ei pannud. Ja mis ta on? Ta seisab siin lihtsalt laua peal, nagu sa näed. Näed, see selline tükike on alles, see on tehtud nüüd, ma pakun. Ja miilukene. Nädal 10 päeva, eks ju, mitte midagi muuta ma taga ei tee, kui otsast lõikan. Ja muna söön tavaliselt kookosrasvaga. Võt nii. Võta või jäta. Vaheta oma harjumused, sest see on see, mis sind siis toetab, eks ju. Nagu ma ütlesin, on see kausitäis kindlasti meil. Seda olen sulle juba jaganud. See on päeva, võib-olla jätkub ka homseks hommikuks. Kõik oleneb sellest, kui palju ma tahan teda vahepeal süüa ja amsata. Head isu! Suur tähelepanek sulle, mis järjekorras sööma hakata. Suu on täis endal juba, enam ei pidanud vastu. Koristasin juba laud ära ja sain aru, et see, mida ma näen ja mis on meie sisemine muster, mis meil on sisse programmeeritud, on see, et kõik tahavad alustada sellest. See on viimane, milleni sa jõuad. Sa alustad sellest. Sa alustad salatist, teed sellega endale sellise ilusa, imelise põhja sinna sooltesse valmis, siis lisad sa sinna seda valku, seda ehitusmaterjali koos rasvaga ja alles siis jõuad sa selleni, mis on siis see lisakütus ja seda ei söö sa paljalt kunagi, paljalt võid süüa, aga katmata süsivesikuid ei söö, vaid siia peale ehitad sa talle kindlasti. Sa paned oma leiva riidesse, nii nagu Jessi ütleb. Ja vot niimoodi. Ja siis sul ennem on juba söödud seda ja alles siis ammustad sa seda. Eks ju, siis on see tema kasutegur suurem ja tema rasva jõudmise tõenäosus väiksem, eks ju. Vot nii, pühime need. Näed, rätik on igatepidi hea siin laua peal. Aga nüüd me läksime sööma. Ja kus me sööme, no armas, no muidugi. Näed sa, meil on siin peekoni valvur. Ta teab, et ta ei tohi võtta. Ta üks päev võttis mul ära. Ja madalam mul, et kui muru. Ja muidugi me tulime siia sellepärast, et meil on ju päike praegu siin meiega ja kõik see linnulaul. Ja seda hetke me ei saa mitte raisata, et teha seda tegevust toas, kus me oleme ju teinud teda terve sügistalve, nii et igal esimesel võimalusel ma söön ka väljas. Jah, Milo? Nüüd on hea tisu. 45 minutit hiljem on meil hommikusöök nauditud, päev ilusti alanud. Nagu sa näed, siis sellest
4 värsket muna sõin ma ära, see armas pardimuna jääb ootama siis kas lõunat või õhtut, millal iganes siis vaja on ja samuti jääb see teine karaskitükk peekonitega. Ehk siis see kausitäis salatit läks meie sisse, need 4 muna koos siis kookosrasvaga türetiiger ja see 1 tassike mõrudat head libakohvi. Mis sind kohale tõi? Ehk siis kuula oma keha, söö aeglaselt ja lõpeta siis, kui ta ütleb, et tal on juba väga hea olla, et aitab küll. Ei ole vaja ennast üle pugida. Ja salatiga on seda suht raske teha, ta õnneks täidab nii hästi ja jätab siukese hea tunde endast järgi. Järgmise korrani.